Tere kõigile, aitäh, et te olete meiega täna liitunud. Olete jõudnud GoWorkabiti tasuta webinarile, kus täna räägime sellisest teemast, kuidas panna personalijuhtimine ja äri ühes suunas liikuma, et ettevõtte seatud eesmärgid võimenduksid. Mina olen Johanna Ambre, GoWorkabiti turundusjuht ja minu isiklikuks kireks on innovatsiooniprojektide ja mõjusate strateegiate elluviimine. Ühe hea strateegia aluseks on ka koostöö erinevate osapoolte vahel. Ja hea meelega juhin täna seda paneeli siin, et leida vastuseid ja anda teile inspiratsiooni, kuidas võiksite enda tegemistes paremini ja edukamalt hakkama saada. Tutvustan teile täna meie paneeli esimeseks Kaidi, kes on meil täna tegevjuhi ja ärijuhi rollis ja annab nõu sellest vaatenurgast. Teiseks on meil Katri, kes on personalijuht ja annab meile nõu ja jagab kogemust personalijuhi vaatepunktist. Ja viimaseks on meil Kristjan, kes on tööelu arendamise ja edendamise selline entusiast, ka GoWorkabiti asutaja ja tegelikult kellelt tuli impulss tänast webinari pidada. Kristjan, ole hea, räägi paari sõnaga, mis sa tundsid ja miks tahtsid seda teemat kõnetada? Ajend sellise paneeli korraldamiseks tegelikult tuleb elust enesest. Ma olen GoWorkabiti juhina viimase 2-3 aasta jooksul kohtunud sadade Eesti personalijuhtide, personalispetsialistide ja samal ajal paralleelselt ka samade ettevõtete ärijuhtidega. Ja paraku liiga tihti leian ma ennast olukorras, kus need kaks poolt ei räägi samas ettevõttes sama juttu või ei mõista teineteise rolli, ei mõista teineteise positsiooni, eesmärke, strateegiaid, mis annab mulle signaali, et tegelikult selles ettevõttes ei astuta päris ühte jalga. Ja minu soov ja missioon on tegelikult kaasa aidata sellele, et ettevõtted oleksid edukamad Eestis. Et nad oleksid konkurentsivõimelisemad, et nad kasvaksid, et nad areneksid ja selle edu alus, nagu sa ka ise ütlesid, on tegelikult edukas ühes suunas liikumine ja koostöö. Ja mis saaks olla parem, kui võtta sellised kurud nagu Katri ja Kaidi endaga kampa ja rääkida nendel teemadel, vestelda ja ehk anda natukene nõu, kuna ma tean mõlemat kui väga head sellist koostöö ehitajat, kes mõistavad mõlema positsiooni rolli ja ma arvan, nii mul kui kõikidel kuulajatel on siit üht koma teist kõrva taha panna. Ja enne kui lähme paneeldiskussiooni juurde, siis tahan kutsuda üles kõiki kuulajaid Zoomi chatti jätma üles küsimusi või mõtteid. Mõne neist küsime ka täna siis paneeli jooksul meie liikmetelt. Aga esimese küsimusena, Katri, ma pöördun sinu poole. Äkki sa avad teemat? Mis sina arvad? Kuidas meil see kultuur täna Eestis on? Kas ärid ja personali valdkonna inimesed käivad samas rütmis või on muresid? No ma tahaks väga loota, et käivad samas rütmis, aga eks siit-sealt ikkagi kuuleb, et alati see ei pruugi nii olla, et Kristjan just tõi siin oma kogemusest näite ja olles ka oma igapäevatöö kõrval PARE juhatuse esimees ehk siis personalijuhtide arendamise ühingu juhatuse esimees, siis ka seal meil on ikkagi see dilemma üleval, et võib juhtuda, et personalijuht või siis personalitöötaja ettevõttes jääb üksi, et tal ei ole seda tuge, aga kuidas see ideaalis peaks olema, siis loomulikult, et ühes ettevõttes ikkagi koos ehitatakse organisatsioonikultuuri, koos vaadatakse väärtustele otsa, koos seatakse eesmärgid ja ideaalis võiks ta muidugi nii olla. Kaidi, mis on sinu kogemus? No ma olen kindlasti Katriga nõus, aga kui ma mõtlen nüüd äri poole pealt, siis mina kui juhina läbi nende aastate, mul on õnneks olnud kogemus nagu selline, et ma olen väga hea koostöölt personalijuhina, võib-olla lihtsalt sellepärast, et ma ise olen nagu personalijuht olnud ja ma tean, mis see valu on. Aga juhina on alati see küsimus, et kuidas tulemused tõesti saavutada koos inimestega, et kuidas see tasakaal leida, et kui tulemusi ei ole, siis sa ei saa pakkuda midagi inimestele ja kui inimesed nagu ei ole, siis sa ei saa tulemust, et kuidas juhina nagu saavutada see nagu hea tasakaal ja ma arvan, et personalijuht on esimene nagu parem käsi mulle see, kes oskab sellele nagu kaasa mõelda ja aidata, et ma arvan, hea koostöö on nagu kõige parem alus sellele. Ma olen Kaidiga
100% või isegi 120% nõus, et mulle meeldib ka see ütlus, et personalijuht on tippjuhi parem käsi ja finantsjuht on vasak käsi, et kõigepealt on inimesed, kellega koos tulemus tehakse ja siis on ka äriliselt, mida lugeda, et see on jah see, et viia need eesmärgid koostöös töötajateni ja kujundada see kultuur, et me tahame koos olla, meil on ühised eesmärgid ja ühine ambitsioon ja siis koos toimetades siis tegelikult tuleb ka edu, et kui mõlemad pooled selle ära aduvad, nii siis juhid, tippjuhid, erinevate tasemete juhid, et edu tuleb, kõigi meie edu tuleb läbi inimeste, läbi koostöö, siis see on hästi, jah. Miks me oleme täna sellises olukorras, mida Kristjan kirjeldas, et äri käib ühte jalga ja personalivaldkond võib-olla käib teist jalga? Ma võib-olla isegi ei ütle nagu, et see igal pool niimoodi on, aga on hirmus palju ettevõtteid, kus alati algab see tegelikult ju ettevõtte juhtimisest, eks ju, et ma siin isegi võib-olla esmajärjekorras ei vaataks nii väga nagu personali spetsialistide, personalijuhtide, personaliosakonna otsa, vaid eelkõige esimeses järjekorras kutsuksin juhte üles päriselt personaliosakondadega, oma juhtidega jagama seda, mis on äri eesmärgid, kuhu me tahame liikuda, mis on meie strateegiad ja kutsuda neid kaasa mõtlema, mis need lahendused on just inimeste poole peal, kuidas nende strateegiate elluviimisesse personal saaks siis panustada ja siis tuleb see personaliosakonna ja personalijuhtide roll olla avatud ja mõtlema kaasa strateegiaid ja lahendusi, mis päriselt aitaksid seda äri juhtida. Et liiga palju näen ma täna ka seda, et äri justkui soovib kuhugi suunas liikuda, mida personalijuht ei pruugi kas siis aduda või tajuda ja ta elab mingisuguses sellises oma kastis, oma raamis, mis on siis piiritatud kas seadusandlusega või mingisuguse varasema kogemusega või oma teadmiste ja oskustega ja need tegelikult ei toeta seda äri liikumist. Ehk siis, et juhid suhtlema personaliinimestega tihedamalt, valgustama seda, kuhu me tahame jõuda, mida me tahame teha ja personalijuhid küsima tegelikult juhtide käest küsimusi, mida on sul vaja selleks, et meie äri oleks edukas? Jah, ma olen Kristjaniga täitsa nõus, et see ongi selline vastastikune koostöö, aga just see, et tippjuhid või jälle juhid, juhtkonnad, et personalijuht peaks olema juhtkonna liige. Mis see tähendab, et ta on iga päev selles ühises fooras ja aruteludes kaasas ja ta teab suurt eesmärki ehk siis pikaajalist strateegiat. Ta on nagu väiksemate nüanssidega kursis, aga siin, kuidas seda siis saavutada, et et ilusad sõnad, et peab olema laua taga, aga siin on ka see, et siin on iga indiviid enda huvi, et ja personalijuht ei tohiks jääda võib-olla kinni ainult sinna, et meil on juriidiliselt kõik korras, vaid see ärist arusaamine ja ettevõttesse sisseelamine, et mina olen oma karjääri jooksul 4 korda tööd vahetanud ja need on erinevate sisudega siis ettevõtted olnud, aga saadagi aru sellest ettevõttest, et see ei ole keeruline vahetada organisatsiooni ja minna midagi täitsa teise nii-öelda, kas siis midagi muud tootmast, et tehnoloogiast puidutööstuses, siis teenindussektoris. Aga et kui sa lähed sinna nii-öelda põllule ja seal ise rohujuure tasandilt hakkad pihta, saad nendest operatsioonidest saad aru, mida üks osakond teeb, mida teine teeb, et siis on nagu lihtsam endal samastuda ja selles strateegilises ja pikaajalises vaates ka kaasa rääkida ja lisaks sellele, et kui strateegiale kaasa rääkida, et kui tegemist on suure globaalse äriga, siis ka globaalsed trendid, mis seda äri mõjutavad, mis on need nüansid, mille järgi meie peame oma inimeste kompetentse võib-olla ümberõpet tegema, täiendõpet tegema, muutma, et
et ise huvituda, olla kaasas, et lihtsalt alati sellest ka ei piisa, et sa oled sinna juhtkonda kutsutud, aga et mis su roll on, et kui kõnekas sa seal oled? Jah, täiesti nõus, et võib-olla ma tooks siia veel selle, et esiteks on see, et üldse nagu numbritest peab ikkagi ju personalijuht ka aru saama, et kui personalijuht on parem käsi ja finantsjuht vasak käsi, et ma ei ütleks, et kumb on vasak ja parem, et sõltub ajast ja sõltub olukorrast, on ju. Aga põhimõtteliselt on see ka, et selleks, et aru saada nendest numbritest, tuleks ka minna tõesti kauplusesse või põllule seda tegema, mina olen kaubandusest, on ju, aga ma ei ütle seda ainult personalijuhile, et personalijuht on see, kes läheb sinna kauplusesse, võib-olla tunnetab ära, kuidas see õhkkond on, kuidas inimesed on, mis see motivatsioonitase on, mis see kompetentsus on ja nii edasi, on ju, et oskab juhile nõud anda, aga ka teised juhid, juht ka ise, võib-olla personalijuht ja juht ise nagu lähevad koos ja vaatavad, et kuidas mingi protsess toimib, et tõesti kaasa rääkida sellest, et kuidas siis nagu mingit asja efektiivsemaks teha, mingit arendust tuua või mingit kompetentsi tõsta, et see nagu flooril olemine või põllul olemine minu meelest nagu ülitähtis, et kaubanduses on päris tihti näha suurtes korporatsioonides sellist abikäte või helping handsi programmi, ma arvan, et see on väga hea nagu nii-öelda initsiatiiv. Et see ei ole ainult sellepärast, et me nüüd üks päev läheme korraks appi, et kui sa päriselt sinna lähed, et tunnetad ära, et kui sulle juba tundub, et see protsess on imelik ja midagi ei toimi, et siis järelikult ongi, et miskid asjad ei toimi, et aeg-ajalt me nagu kaotame selle kontakti võib-olla selle reaalsusega ära, et selle detailiga, et tahame nüüd suuri eesmärke saavutada, et siis on hea testida neid asju. Selles mõttes jah, Kaidi ja tegelikult Katri ka, mis ta ise praegu just nii-öelda nagu välja tõite, et ma ise alustasin ka sellest, et nii-öelda see tippjuht ja personalijuht, et need peaksid nagu nii-öelda ühte jalga astuma, aga ma olen täiesti nõus, et tegelikult on vaja minna täiesti esmatasandini välja ja see, mida mina oma töös olen tihti kohanud, ongi see, et ütleme, niisugused keskastme juhid või esmatasandi juhid käsitlevad ka seda personaliosakonda kui et värva mulle see inimene, ma annan sulle selle profiili, eks ju. Ja siis tihti on ka see, et personaliosakond käsitleb ka ennast sellise teenusepakkujana selles organisatsioonis ja kui ma küsin tihti personaliinimeste käest, et miks te seda positsiooni värbate ja mis selle roll on ja kui pikaks ajaks ja ei, aga me ei tea seda, et meile öeldi, et nagu see positsioon on vaja täita, et see suhe personalijuhi juhtide vahel ei ole ka mitte ainult see nii-öelda tipptase ja see juhtkonnas olemine, aga see peab olema läbi organisatsiooni, et sa tunnetad tegelikult seda äri, nagu sa, Kaidi, väga täpselt ütlesid, mis kuskil toimub, mis vajadused kuskil on ja teisalt ka need keskastme juhid, esmatasandi juhid peavad aru saama, et neil on vaja selgitada ja anda vastuseid personaliosakondadele selleks, et sealt tuleksid nende jaoks parimad lahendused. See on hästi hea, et see mõte selle välja tood, et mina olen oma tiimi niimoodi üles ehitanud, et ongi personalijuhina, ma ise olen juhtkonna laua taga, aga minu tiim on siis oma üksustes on partnerina tehastes või siis mingis logistikaüksuses tiimis, et ongi laua taga, et nemad saavad sellest, et tasanditega ära jagatud, et see üks personalijuht tõesti suures organisatsioonis igale poole jõua. Väiksemas ongi võib-olla üks inimene, et siis ta on iga laua taga, aga see on hästi oluline, et need kõik tasandid oleks kaetud ja kõik räägiksid sama juttu, et kõik personalitöötajad ja kõik juhid teevad koostööd, et see on jälle see sümbioos ja saadagi aru, et mul tuli siin veel see mõte Kristjanit kuulates, et see töö nii-öelda disainimine või organiseerimine, et sellest nagu aru saada, et see on ka jällegi strateegiline vaade, et kui me nagu tööjõudu planeerime, et siis me võtamegi sinna data appi, vaatame, kui kiirelt ja aeglaselt või mismoodi me mingeid operatsioone teeme, kui palju meil siin on inimesi vaja, mis meil on keskmine puudumine, et kas me peame kuidagi asendama, et meil ei tekiks auku, kas meil on hooajaline nii-öelda äri, et teatud funktsioonides ja nii edasi. Ja siis mul tuli veel üks enda isikliku kogemuse näide,
et mul on olnud kunagi selline juhus ja üks juht oli õnneks mitte Eestist, aga et kui saatsin talle numbrid ja raportid ja rääkisin plaanidest, et mis me nüüd lähiajal tegema hakkame ja siis ta vastas mulle selle peale, et aitäh, Katri, et aga sina aja oma seda personali asja, et mul on siin äri juhtida. Ja siis ma nagu korraks istusin laua taga ja mõtlesin, et ohohoo, et mis see nüüd praegu oli. Aga kuna ma ei ole ka nii-öelda papist tüdruk, et siis see nii ei jäänud, et kuna see ei olnud jah Eesti juht, et siis ma sinna nädala pärast lendasin kohale ja siis me rääkisime suud puhtaks, et kuidas me edaspidi koostööd teeme, et see julgus natuke peab ka olema. Ma arvan siis mõlemal poolel on ju, ühel öelda ja teisel tagasi põrgatada ja lõpuks jõuame ikkagi konsensuseni on ju. No ma olen Katriga selles mõttes nõus, et julgus ka personalijuhil tippjuhi juurde tulla, ütelda, et kuule, nüüd me läheme minu meelest nagu vales suunas või ei, seda ikkagi ei saa nagu teha, et ja siis peavad olema sul lihtsalt argumendid on ju, et miks me midagi ei saa teha. Aga ma ennem kui Katri kuulasin ka seda, et võib-olla tähtsustada siinkohal ikkagi ka seda personalijuhi nii-öelda sisseelamisprogramm või koolitusprogramme üleüldiselt ettevõttes. Et kunagi Keskos, kui mina olin väga noor personalijuht, siis meil oli selline rahvusvaheline üle Skandinaavia programm Successful Store Management ja see ei olnud mõeldud ainult kaupluse juhatajatele. See oli mõeldud kõik juhtkonna liikmed, kes olid uued ja kõik kauplusjuhatajad sealhulgas tegevjuhid, juhatusliikmed, ükskõik kes seal oli, kõik pidid selle programmi läbi käima ja see oli selline rahvusvaheline programm, üle riikide said inimesed kokku ja käidi kogu see äri pool kõik läbi. Alates finantsnumbritest, personalipoliitikast, strateegiatest, väärtustest ja nii edasi. See oli selline pikk mitmemooduline programm. Aga mis see nagu võimaldas oli see, et esiteks sa said kohtuda erinevate valdkondade inimestega, sa tegid tiimina nagu mingid projektitööd või koostööd seal koolitusprojekti raames, vaatasid juba sisse, mida saaks muuta, mida saaks parandada, et sa said kogu sellest ärist aru, mis päriselt, mida me teeme, kuhu me lähme ja sa said nagu põhimõtteliselt nagu siis iga valdkonna perspektiivi näha ka, et see koolitus, sisseelamisprogrammid, kõik need kogu nagu juhtkonna tasemel on ju tihti need, kui me läheme ka ettevõtte tippjuht, et kui vahetad, et kui lähed küsid, et näiteks tippjuhina lähed uude ettevõttesse, et mis see sisseelamisprogramm oleks, tee ise endale nagu see sisseelamisprogramm on ju, et ma arvan, et oleks hea ikkagi, kui on mingid sellised programmid ja asjad juba nagu personaliosakonna poolt või personalijuhi poolt siis ka üles ehitatud on ja siis ka sõltumata ju tegelikult ettevõtte suurusest. Jah, sõltumata ettevõtte suurusest, et mingi nägemus ka, et see ei pea isegi nagu selles mõttes, et kui see väiksem ettevõte, et kui tippjuht tuleb ja nii edasi, et kõigil on oma nägemus, aga see, et sa tõesti käid mingid teatud protsessid kõik läbi kogu ettevõtte tasandil. Mida me teeme, miks me teeme, kes me oleme, mis meie eesmärgid on, mis meil juba olemas on erinevates nagu nii-öelda osakondades, mis tuleb, mis on arendused ja nii edasi, et sa saaksid tõesti selle nii-öelda, et see kohe ei tormaks nii-öelda see igapäevatöö nagu tulekahjusid kustutama, on ju, et meil on 10 vakantsi ja nii edasi, et hakkame kohe neid täitma. Vakantsi ja dokumendid on vaja korda saada. Dokumendid on vaja korda saada, tööinspektsioon ootab ka, on ju, et muidugi nendega on vaja ka tegeleda, aga selles mõttes ikkagi, et võtta see aeg. Mina nagu oma kogemust olen öelnud, et kui ma olen nagu töökohti vahetanud, siis kuskil 3 kuni 6 kuud on selline tõesti aeg, kus sa saad nagu tõesti sellise sisseelamise nagu nii-öelda panna väikse linnukese, et see nüüd on, et ma saan nüüd aru, on ju, kus ma olen, mis ma teen ja kuhu me tahame minna ja nii edasi ja võib-olla juba ka mingid nagu mõtted peas, et mida sa tahaksid muuta ja mida sa tahaksid teha, on ju. Et see koolitus ja personalijuhi puhul ka, et tema ongi see ju, kes tuleb ja räägib, on ju, annab tippjuhile nõu, on ju, mida teha, on ju. Ja kui seda ei ole ja iseendalegi kas või vaja teha see näiteks sisseelamisprogramm, kui personalijuht tuleb, et siis tuleks võtta see kätte ja tõesti ära teha, on ju. Katri, praegu me oleme rääkinud siin, kui vahetada organisatsiooni, kui alustada nullist. Võib-olla mõni meie kuulajatest on kuskil organisatsioonis, kus see kultuur ei ole selline, ta on personalijuhi rollis, aga ta ei ole juhatuse laua taga, ei ole head sellist avatud või strateegilise sisuga vestluseid oma juhtidega. Mida olemasolevas või sellises organisatsiooni kultuuri muutmises kuidas seda võiks hakata punuma ja seda väikest muutust tegema, mis sa soovitad? No ma alustaks, kui mul endal oleks selline situatsioon, siis ma alustaks sellest, et
kindlustaks nii-öelda oma tagalad numbritega. Võtakski välja sellist statistilisi arve, et kui palju meil inimesi, kui palju me keskmiselt kuus värbame, kui palju meil inimesi ära läheb, millega me inimesed nagu peamiselt tegelevad, teeks niisuguse väikse rahulolu küsitluse, et kui on väiksem ettevõte, siis nii-öelda Fox Populi stiilis, et personalijuht või personalitöötaja reeglina on ikkagi ka usaldusisik. Ja paneks niisugused nagu numbrid kokku ja siis võtaks selle julguse kokku ja läheks kas siis kohe otse tegevjuhi juurde või vahejuhi juurde või oleneb, kuidas organisatsiooni struktuur on ja kui suur on organisatsioon, ja siis läheks ja näitaks, et mida need numbrid näitavad. Et kui värbamisaeg on tohutult pikk, siis järelikult ei ole meil employer brändi ehk siis tööandja brändi, et meil on keeruline saada inimesi, sest meil ei ole nime või meil ei ole nagu tegevusi, millega ennast müüa. Et loomulikult Eestis on hästi palju ettevõtteid ja kõik ei tea kõike ja kõik ei peagi teadma kõike, et kui vaadata seda top tööandjaid, siis mõnikord kõik ettevõtted on ülitublid, ma ei ütle mitte midagi, aga lihtsalt teinekord on nii põnev, et seal on kogu aeg need ühed ja samad ettevõtted ja siis neid paradokse seal juhtub, et mõni see suur ettevõte just on koondanud umbes 100 inimest, aga ta on endiselt ülipopulaarne. Ehk et siis see on see brändi teadlikkus, mis on nagu äge, et väiksematel ettevõtetel on loomulikult kõlapinda on vähem, et suurem puu kogub ikka rohkem tuult, aga need on sellised väiksed sammud, mida oma organisatsiooni sees tegema hakata, sest iga töötaja on brändisaadik ja kui selle läbi nagu ära tõestada, et kui kiiresti me värbame või kui suur on meie voolavus, mis on rahuloluindeks, kas need inimesed soovitaksid oma tuttavatele või sõpradele või kuidas nemad oma tööandjast räägivad, et jõulud on just värskelt olnud, et jõululauas igal juhul ju arutati, oi on nõme tööandja, oi mul on küll nii hea tööandja, et see igal juhul juhtub, sest see on lihtsalt inimlik. Üks osa, millest me ju identifitseerime ennast läbi töö. Ikka me arutame, kellel mis situatsioon on, mis nalja on saanud ja nii edasi. Ja kui sa lähed sellise kerge pagasiga, et sul on nagu data kaasas või siis absentism ehk siis haiguspäevad näiteks, et see on väga oluline näitaja, et kui personalijuht või töötaja läheb siis selle ettepanekuga, et näed, et meil on siin on nagu nendes kuudes on nii paljud inimesed haiged, et sellepärast me ei jõua ka oma eesmärke või mahtusid täis teha, siis ma olen täitsa kindel, et see kõnetab ja liigutab ja see on üks osa sellest, et analüüs on tehtud, ma mõtlen äri peale, ma tahan, et me koos oleme edukad, et numbreid siis vaadata ja siis seda kultuuri natuke nügima hakata ja siis ma olen täitsa kindel, et üks päev oled kaasatud ja laua taga. Jah, ma olen täiesti kindel selles osas, et võib-olla kui minna tippjuhi poole, et ütelda, et ma tunnen niimoodi, et meil ei ole hästi ja töötajad ei ole rahul ja nii palju tööd on ja igast niisuguseid asju on ju, et ütelda sellist tunnetest rääkida tihti peale, et siis, et jah, meil võib igal ühel tunduda mingid asjad ja emotsioonid on erinevad ja nalja on hästi ja on halvasti on ju, aga tõesti, et teha numbrid selgeks on ju, et kui ettevõttes ei ole veel nii-öelda, on osasid ettevõtteid, kus ei ole need näitajad kõik ka paigas on ju, alates sellest muidugi need basic nagu kiipeid, et voolavus, värbamine, et palju see meile maksab uue töötaja väljaõpe on ju, et haiguspäevad, et need on nagu põhinäitajad, mis peaksid minu meelest igal personalijuhil olema nagu kui tegevjuht küsib täna, et palju vakants on ja mis meil seis on ju, või kuidas meil kandidaate on värbamisel, et need vastused peaksid olema nagu kohe saadaval, et need süsteemid peaks olema niimoodi arendatud on ju. Ja kui need numbrid siis siduda ära sellega, et mida me tahame saavutada, kuidas see mõjutab meie nagu tulemust, siis on, ma arvan, suhteliselt kindel, et saab tippjuhiga kindlasti rääkida ja julgus peab olema, et ma arvan, et see suhe kahepoolne, et tegelikult ma arvan tippjuhina ka, et kui sa ikkagi näed, et mingid asjad ei tule, et siis tasub ka minna sinna personalijuhi juurde korra istuma ja rääkima, et kuule, et mul on niisugune tunne, et me ei liigu edasi või oleme koha peal, et mis sinu mõtted on ju. Et see, võib-olla see on ka oskus, et meeskonnas nagu juhtimiskultuuri tuleb ka arendada, on ju. Et juhina näha ja kaasata erinevaid valdkonna spetsialiste ja juhte ja ka see, kuidas see eesti keeles diversity, et see mitmekesisuse nagu austamine, ka see, et mitmete arvamuste, mitte see, et kuulata ainult seda, mida sa tahad kuulda, on ju. Et küsida nende käest ka, et kes siis võib-olla räägivadki vähem, on ju. Et see on võib-olla ka see juhi nagu nii-öelda kompetents ka juba juurde, on ju. Võib-olla jah, see võtmesõna, mida te mõlemad väga täpselt ütlesite,
et data ja numbrid, et ma ei taha nüüd öelda, et juhid on kõik hingetud ja südametud, kes tahavad ainult Exceli tabelist näha õigeid numbreid, aga tunnete taha selgituste panemine, mida toetavad numbrid ja juhile sisendi andmine, mida üks või teine number päriselt ärile tähendab ja mis need lahendused seal võiksid olla. Et see on kindlasti väga oluline, et kas või siit samast Go Workabiti tööst ka vaadates, eks ju, et suheldes siin, ma ei tea, ärijuhtide ja personalijuhtidega, eks ju, et siis ma tihti olen ka näinud seda, et ärijuhtidel on teatavad vajadused, olgu siis, et meil on seda paindlikkust juurde vaja, et meil jäävad mingid positsioonid täitmata ja teiselt poolt siis personalijuhid justkui nagu neid numbreid ei märka või ei tea ja ütlevad, et see on selle äris, nad peavad ise selle ära lahendama, eks ju. Selle asemel, et minna nende numbritega appi, minna nende selgitustega appi, otsida välja need põhjused, on need siis, ma ei tea, tootmistsüklid, mis on erinevad, on need siis puudumised, on need haigused, et meie ettevõttes on liialt palju neid haigusi, mis võib ka tähendada seda, et inimestele võib-olla ei meeldi seal ja võtavad teinekord kergekäelisemalt neid haigusi või on see töökeskkonna küsimus, eks ju, et mine appi sinna, leiame need lahendused koos, mitte ära ühelt poolt siis distantseeri ennast ja teisalt, eks ju, et mida ma ka tihti näen, et personaliosakond nagu üritab hästi palju nii-öelda nagu teadlikult kogu seda tööjõu heaolu ja töötajate heaolu nagu paremaks teha, sest ta teab, et see mõjutab äri, aga äri ei pruugi seda mõista, siis ütlebki, et nemad tegelevad seal selle mingi soft asjaga, et meil on siin nagu hard numbrid, eks ju, ja nemad seal teevad siis seda tilu-lilu nii-öelda, eks, et seda suhtumist on ka, et kuidas seal leida see tasakaal, et nad omavahel nii-öelda see diversity pool, eks ju, see mitmekesisuse pool, et mõlemal poolel on tegelikult teatud õigus ja soov tegelikult seda äri edasi arendada, eks ju. Tuli sellega seoses tuli mõte, et praegu on jällegi aasta algus ja siis ongi eelmise aasta tulemuste kokkuvõtte, uue aasta eesmärkide seadmine, et üks selline oluline asi on ka ettevõtte sees, et tuli selle Kristjani näite selline pehme poolega või soft skill'iga, et tegelikult need üks-ühele vestlused, et need on üliolulised igas tasemes, igas valdkonnas, et inimesed tunnevad ennast, et nad on kaasatud, et nendega arvestatakse, nad saavad sisendi, nad saavad tagasisidet anda, et nad julgevad ka juhile öelda, et mis on nende ootused, et see arenguvestluste või tulemusvestluste periood ei ole nagu personaliosakonna jaoks, et mõnikord jääb selline tunne, et ajad minge tehke ära, et neid ei ole personaliosakonnale vaja, neid on kogu ettevõttele vajalikud ja siin on ka jällegi see eeskujuks olemine nii tippjuhi kui kõigi juhtide poolt ja siis personalitiim siis toetab ja personalijuht siis oma inimestega ka absoluutselt teeb need vestlused, et see kaasamine ja et nii-öelda need sellised varjatud või tegevused, mis tunduvad võib-olla ei ole vajalikud, on tegelikult äriarenduseks ja kasvamiseks väga vajalikud, sest nendest tulemusvestlustest jällegi seal on nagu, selle saab kõik pärast numbritesse keerata ja tagasisidet ja su pühendumisindeks tuleb sealt ja mida pühendunum on töötaja, seda edukam on ettevõte, et see on tegelikult väga lihtne seos numbritesse panna jälle. Jah, seda kindlasti, et võib-olla siinkohal ma tooks seda, et muidugi on need ma isegi ütleks, et võib-olla üks kord aastas või 2 korda aastas või mitu korda aastas arenguvestlused on, aga mina arvan pigem on see, et juhina, mida mina näen järjest enam on see tunne oma töötajat, tunne teda nagu kui inimest ja see ei ole ainult, mina näiteks olen näinud väga suurt erinevust, et kui sa tõesti tunned teda kui inimest, kuidas tal päriselt läheb, mitte ainult tööl, kuidas tal läheb, et igal inimesel on oma vastutus ka, aga see, et näiteks, et kui sul on väike laps haige, et sa saad olla nagu pakkuda teisi lahendusi, olla kaastundlik, võib-olla arendada enda tiimi selliseks, et me saame üksteist asendada, kui on vaja ja nii edasi, et tunne tõesti oma töötajat ja see, kui sa nagu juhid kaastundlikult, küsid abi, siis see tuleb 1000 korda teistmoodi tagasi, see pühendumus, vastutustunne, see kõik on palju suurem, et
kui sa saad seda tippjuhina oma selle esimese ringi juhid nii-öelda, sina tunned kõiki neid ja nemad lähevad järjest edasi, on ju, järgmised juhid, on ju. Et mida paremini sa oma inimesi tunned, seda rohkem sa näed, millised on nende nagu need arengukohad, mis on nende potentsiaal tegelikult ka. Ja noh, ettevõtte seest üks signaal on ka see, et kui ettevõtte seest ei hakka välja kasvama enam järgmisi taseme töötajaid, siis see näitab tegelikult seda, et midagi on nagu valesti, et ja juht on see, kes personaliinimene on võib-olla üks või personaliinimene nagu mitu inimest, kes käivad võib-olla seal vaatamas vahepeal, mis toimub, on ju, aga juht on see, kes igapäevaselt tegelikult oma inimestega kokku puutub, on ju. Tema näeb, mis see potentsiaal on, kuhu inimene võib areneda ja nii edasi. Ja kui juhid ei märka seda ja ei tunne neid inimesi, siis on ka juba nii-öelda hakkab käärid nagu nendest tulemustest ja numbritest. Ja minu meelest on personalijuhina selles mõttes jah, need soft asjad, aga õnneks on tänapäeval võimalik kõik need soft asjad ka numbritesse panna ja arvutada sinna ka rahaline väärtus juurde, et noh, selles mõttes on see lahendused nagu kindlasti olemas. Et see soft sõna on tegelikult hästi halb, et personali juhtimises ja seda kasutatakse, et aga tegelikult see ongi see, et kuidas sa seda siis kirjeldad, on ju, et sellest me ise personali inimestena ja juhtidena me proovime sellest lahti saada, sest meil ei ole soft asju, meil on ainult hard facts. Nagu, et ei ole tegelikult seda. Kuidas sellises olukorras mingit sümbioosi hakata kasvatama, kus näiteks personalijuht rääkides sellest samast soft või siis inimestega kontakti leidmisest, nendega isiklikult tuttavaks saamiseks on näiteks personalispetsialist või keegi personaliosakonnas, kes on näinud vaeva, loonud mingisuguse programmi, mingisuguse koolituse, on mingi külalise majja ja need inimesed, kellele see on mõeldud, mingisugused äriüksused või esindajad üle erinevate üksuste, ütlevad, aga mul pole aega, mul on hoopis mingisuguse muu suurema asja implementeerimine. Ehk et isegi ei ole seotud otseselt see tegevus selle konkreetse mingisuguse ühe äritulemuse saavutamisega, vaid lihtsalt kuidagi ei toimi see sisemine rütm ka. Ehk et üksteistele tehakse mingisugust tegevust, mis kas takistab või siis teistpidi tekitab negatiivset emotsiooni, et keegi ei tulnudki, ma nägin nii palju vaeva, mis me siin üldse siis tegeleme nende asjadega. Ehk et ma ei mõtle siis nüüd praegu seda äritulemustele hoo andmist, vaid koos töötamise rütmist. No see on ka väga hea teema, et see on selline koos toimimise mehhanism, et jällegi ka tunnetuslik, et miks on vaja teha ettevõttes koolitusplaan ja koolituseelarve. Et see praegu kõlab nii, et jälle personaliosakond teeb selle valmis ja siis vaatame, aga seda ei saa teha ilma koostööta, ilma sisendite tagasisideta, et see peab igal juhul olema läbi räägitud, mõtestatud, miks me teeme. Ehk siis, et kui juba mingi koolitus näiteks planeeritakse, siis selle vastu on huvi, et ei ole mõtet teha asju tegemise pärast, sellepärast, et näiteks personali, ma ei tea, strateegia või by the book õpiku näidete järgi, et nii peab tegema. Et see on ka kõige valem, mis võib mõnikord juhtuda, et kas siis personalitöötajad ongi nii initsiatiivikad, ambitsioonikad, mis on väga-väga tore, aga kui see ei ole nagu kogu organisatsiooniga kooskõlastatud, siis lihtsalt tegemise pärast erinevaid programme ei ole mõtet nagu teha. Ja tõesti võib juhtuda, et on mingid kriisisituatsioonid või mingi see, et ei saada minna, aga et lihtsalt tehakse koolitus, inimesed kohale ei lähe, siis on planeerimises ja koostöös on midagi nagu väga valesti läinud, et jällegi sihuke võtmesõna jälle see koostöö, mis täna on hästi palju nagu kõlanud, et see peab olema tingitud mingist vajadusest, et koolitusvajadused tulevadki tegelikult juhtide ja töötajate tagasiside vestlustest, igapäevast eluolust ja äri tundmisest, et ma ei tea, meil tuleb uus tarkvara, siis me teame, et me peame kogu organisatsiooni koolitama, sest see on sellepärast, et see on meie eduvõti, et kes seda programmi siis juhib ja veab, et kes on seal see koolitusprojekti juht ja nii edasi, et jällegi koostöö, kokkulepped, arutame eesmärgid, miks me midagi teeme, et mitte, et keegi kuskil pusib ühe koolituse valmis, siis on tohutult õnnetu, et huvitav, nad ei kutsunud mind ja ei tulnud ka. Ei ole midagi demotiveerivamat kui kohustuslikus korras minna mingisugusele asjale, mille väärtust sa ja põhjust sa tegelikult ei tea.
või ei ole sulle selgitatud, eks ju? jah, samas ma pean nüüd tunnistama, et ka minu karjääri jooksul mul on ka neid nii-öelda fopaasid olnud, et ma olen nagu tahtnud nagu ülihead, olen kõik läbi mõelnud ja siis kuskil on nagu kommunikatsioonis error olnud ja noh, päris seda nii ei ole, et null on, aga on olnud võib-olla neid koolitusprogramme või koolitusi küll, kus on võib-olla vähem osalejaid, aga kui sealt siis jutt läheb levima, et tegelikult oli ülihea asi, seda on meil kõigil vaja, et siis on see, et aga kas me saame teha uue programmi, et mõnikord on siin seda skepsist ka, et natuke, et okei, personaliosakond mõtles välja, et ei tea, kas ma ikkagi lähen, et noh, neid olukordi tuleb, aga siis jällegi püssi ei tohi ka siis personaliinimesena põõsasse visata, et siis tuleb vaadata teise nurga alt läheneda, et kui sa ise usud, ma isiklikult tean see moto ka, et asjad, millesse ma ise usun ja ma näen, et see on ärilises mõttes on oluline, et siis reeglina need ikkagi ka õnnestuvad. Ja ma arvan, et see kommunikatsioon on üks teema, mis võib-olla võtmesõnaga, et miks me seda teeme, on ju. Ja aeg-ajalt on lihtsalt ka see, et siis see tippjuht võib-olla peab ka, et kui see on tõesti väga oluline ettevõte, nagu näiteks mingi muudatuse läbiviimisel, on ju, et siis seletada, miks meil seda koolitust on vaja, miks meil seda programmi on vaja ja ka prioriteetidesse panemine. Tihti on ju see, et me igapäevatöös, et meil on laual nii palju asju, et ma sinna koolitusele ei jõua, et järgmine aasta või millalgi muul ajal on, et ma teen nüüd oma neid tähtsaid asju siin praegu hetkel, teen kõiki neid tööülesanded, on ju. Ja see tuleb lihtsalt prioriteediks võtta, et aeg-ajalt tuleb lihtsalt võtta aeg maha, minna, käia koolitusel ja mõelda võib-olla teises suunas, on ju. Aga mis puudutab nagu esmatasandi puhul, siis ma arvan, et see on ka üks märk, et kui inimesed ei saa koolitusele tulla näiteks, on ju, see näitab seda, et tulekahju on liiga suur. Et sul ei ole võimalik asendada inimesi ja mingid protsessid ja põhitööd sellepärast jäävad muidu kannatama, on ju. Ehk see on üks märk sinna, et võib-olla tuleb vaadata kuskile veel lisaks personalijuhina ka, et seda tulekahjut ei oleks nii suurt, on ju. Siuke mõte. Mainisite siin mitmeid kordi ka numbreid ja pead teadma ja ka pehmele tegevusele on võimalik number taha arvutada. Kuidas seda numbrite, kuidas viia rohkem siis see äristrateegia, seesama numbrite pool, et millised on lisaks personalile siis äri juhtivad numbrid ja siis see personalijuht, et kuidas neid kokku tuua, et kui me räägime täna sellest probleemist, et me oleme arutanud, et inimestena, kuidas seda siis sümbioosi tekitada inimsuhetes, aga et kas ma kujutan ette, et kui ma olen personalijuht, aga palun peegeldage, võib-olla on vale mõistmine, et kui ma ei tea, mis seal äris need põhilised jõujooned on või mis on sellised muutujad, mis meie järjesti palju mõjutavad, siis ma ei oska ka strateegiliselt kohe sinna lauda minna ja panustama hakata. Ma kujutan ette, et paljudel meie kuulatel võib olla küsimust, aga ma tegelikult ei teagi, millega nad seal maadlevad. Mis ma siis teen? Kristjan siin noogutas kõvasti. No, minu soovitus on alati olnud kõikidele osapooltele see, et mine ja küsi ja räägi nagu päriselt. Et kui ma mõtlen kas või GoWorkabiti enda äri peale, et mida meie ettevõtetele üritame väärtusena pakkuda, siis esmajärjekorras on see väärtus see, et me püüame päriselt aru saada, mis see äri on ja mis need väljakutsed on. Ehk siis, et sama peaks toimuma ju ka ettevõtte sees, et me läheme selle sama esmatasandi juhi juurde ja püüame nagu päriselt aru saada, mis need tegelikud väljakutsed seal on. Mitte lihtsalt saama sealt altpoolt signaali, et meil on, nagu ma ennem ütlesin, eks, et meil on vaja värvata 1 või 2 uut inimest, vaid päriselt nii-öelda saama aru, et kas või see sama koolituse näide, et kui sa, nagu sa Kaidi ütlesid, eks ju, et kui ei saa koolitusel osaleda, siis järelikult on kuskil mingi probleem. Et kus need probleemid on, need samad miks küsimused, need samad kuidas küsimused, mida me tahame saavutada ja mis meid takistavad tegelikult. Et mina esmajärjekorras nagu soovitaksin ja see oleks minu siit kaasa antav üks soovitus, kui seda täna veel ei tehta. Personali inimesed, minge oma juhtide juurde ja vestelge päriselt nende väljakutsetest. Rääkige sellest. Ma toon siia näite, et meil on täna nii, et meil ongi 1 kord nädalas on
juhtkonna koosolek ja meil on seal selline formaat, et ongi know your numbers. Ehk siis iga juhtkonna liige räägib oma osakonna numbritest. Et turundusel on omad numbrid, müügil on omad numbrid, ostul on omad numbrid, IT-l on omad numbrid, finantsil on omad numbrid ja HR-il on omad numbrid. Ja igaüks räägib oma valdkonna numbritest ära ja me arutame, kuidas ühe numbrid mõjutavad teiste numbreid. Et ongi selline sessioon kohe formaat, ka pool tundi, 3/4 tundi on ju, tea oma numbreid ja jagad siis neid numbreid teistele, et noh, hästi utreeritult, et jällegi kui palju oli müüki, kui palju oli ostu, palju oli turunduse poolt, ma ei tea, kodulehel liikumist on ju, ja mis olid siis HR-i poolt, et palju oli puudumisi, palju oli töötunde, palju ja siis tootmise poolelt, palju me jõudsime toota ja nii edasi, et noh, igal ühel, et see on siin hästi lühidalt toodud näide, aga see on seal detailsem vaade on kõigil ja kui me nendes numbrites hakkame nagu rääkima, siis kõigil tekib nagu arusaam, et siis on nagu kõik on nagu võrdsed, et keegi ei räägi seal, et meil läheb hästi. No tore, aga kõigil on nagu sama formaat ja kõik toovad ka oma numbrid välja ja sealt me saame siis seoseid teha, et okei, et kui kliendi päringuid oli nii palju, turunduses oli, kodulehel oli nii palju liikumist, uusi päringuid tuli nii palju sisse, kliendi haldurid olid nii palju hõivatud, et sealt see kõik moodustab nagu ühe terviku, et selle peale tasuks ka mõelda, aga jah, et kuidas need numbrid tekivad, siis kui neid täna ei ole organisatsioonis, siis siin nagu eelnevalt rääkisime, et siis personaliinimene saab vaikselt hakata ise neid numbreid kokku panema. Ja võib-olla kui personalijuht nüüd ei ole nii-öelda juhtrühmas, et siin oli hea näide sellest, et kuidas personalijuht on juhtrühmas ja iganädalased räägitakse tulemused üle. Aga tihti on ka see, et numbreid on nagu keeruline nagu saada, on ju, osasid numbreid, eriti just personalinumbrid aeg-ajalt öeldakse, ei, aga seda me vaatame nagu kord kuus näiteks, on ju. Et siis hea on leida need lahendused, et kuidas saaks seda datat tõesti kiiremini ja nagu mõõta või vähemalt mis numbrid me vaatame siis iga nädal ja mis numbrid me vaatame kord kuus. Võib-olla aeg-ajalt ei olegi mõtet kõiki numbreid nagu vaadata iganädalaselt, aga ma arvan ikkagi numbrid peavad olema nii lihtsasti kättesaadavad, et ma ei peaks neid minema üldse küsima, on ju. Ja kui ma nüüd näiteks ei saa mõnest numbrist aru, et noh, mis on gross margin näiteks või EBITDA või mida iganes, et mingid teised numbrid, mis ei ole nagu personalinumbrid, et siis üks asi on see, et tõesti minna küsida, on ju, või miks meil selline eesmärk on. Numbrid on võimalik vaadata 1000 erinevat moodi, on ju, et mis meil on versus eelmine aasta, mis meil on versus konkurendid, mis meil on mida iganes, on ju, suhtesse ja nii edasi, et numbrid on võimalik aeg-ajalt ka ilusamaks teha nii-öelda, on ju, et vaatame neid numbreid, mis ilusamad on, on ju. Aga võib-olla ikkagi oleks hea vaadata, et saada aru tõesti, et mis nende numbrite taga on, et numbrid on lihtsalt see tulem, on ju. Ja arutelu peaks tõesti siis olema nendest põhjustest, mis Kristjan juba rääkis, et mis number, millest on põhjustatud, on ju. Ja kuidas siis midagi saab, et kui, ma ei tea, personalijuht ütleb, et me ei saa töötajaid, siis minu käest on küsimus, kuidas me siis saame, on ju. Ja noh, näiteks GoWorkabit on ju väga hea lahendus, et kunagi Jyskis, kui me 13 aastat või 14 aastat tagasi alustasime GoWorkabiti kasutamist, et siis oli ka küsimus, et laos oli töötajate värbamine nagu keerulisem, eriti meestöötajate leidmine, siis tuli leida lahendusi, et kuidas siis saada kiiremaid lahendusi aeg-ajalt, on ju. Ja kui sa selle töölõigu hästi ära defineerid, mida, kui palju, kuhu sul on vaja, siis on võimalik leida lahendused ka näiteks renditöötajate näol ja nii edasi, on ju. Ja sealt sa saad edasi nii-öelda arendada seda, et milliseid kompetentse sul on vaja ja minna juba täpsemaks, et seda GoWorkabitiga koostöö on ka ju edasi arenenud järjest selles osas, on ju. See ongi selles mõttes hea näide, kus need kaks poolt, nii personal kui ka see esmatasand peavad nagu väga tihedalt koostööd tegema, eks ju. Et kas või see, et noh, et meil ei ole töötajaid, eks ju. Ja siis, ma ei tea, esmatasandi juht ütleb, et jaa, et värba mulle. Noh, et miks sa ei värba siis mulle? Noh, personal ütleb, et noh, pole, turg on tühi, ei ole kuskilt võtta, eks ju. Ei no aga värba, et siis ongi see hetk, kus peab see koostöö tekkima, et kuule, kuidas me saame selle tööprotsessi natukene ümber kujundada, kuidas me saame siin vaadata niimoodi, et meil oleks võimalik, ma ei tea, ajutisemalt sisse tuua nendel hetkedel, et meil ei jääks positsioon tühjaks, et me saaksime kriitilisel ajahetkedel kiiresti reageerida, asjad ära teha, eks ju, ja seal peab see koostöö olema. Teiselt poolt on ka, mida ma olen hästi palju kohanud,
et äri pool või ütleme, see esmatasandi juht ütleb, et ja hirmsasti oleks vaja. Aga personal ütleb mulle, et meil on selline strateegia, et me värbame ainult pikaajalisi ja püsivaid töötajaid, eks ju. Aga mul ei ole vaja siia täna püsivat töötajad, mul on vaja järgmine kuu aega mingi töö ära teha, eks ju. Et noh, et on ka selliseid konflikte, kus meil on siin strateegia paigas, meie neid asju ei puutu ja teiselt poolt sa allpool äris näed, kuidas põleb, et on vaja kiiresti lahendusi, eks ju. Et sellepärast ma ütlesin, et noh, et päriselt rääkida sellest, mis on täna väljakutse, mis on homme väljakutse ja mis on sellised nagu püsivad asjad, mis kogu aeg nagu justkui nagu kerkivad ja millele meil on tegelikult üheskoos vaja hakata lahendusi leidma. Mitte, et noh, kõik on nagu business as usual, selline suhtumine, eks ju. Et koostöö. Suhtlemine omavahel, vaata lihtsa lahendusena. Väga lihtne. Ja no muidugi head süsteemid seal taga, et tänapäeval ju selles mõttes neid erinevaid äppe, lahendusi, süsteeme, mis toetavad kõike seda kiirust, ka numbrite kättesaadavust, et neid on nii palju, et ja noh, lisaks võib-olla ma siinkohal võib-olla tooks veel juurde seda, et koolituses on ka ju meeletud muutused on ju, et alates AI kasutamise võimalustest ja nii edasi on ju ja uus põlvkond soovib hoopis teistmoodi näha neid koolitusi ja asju, et ma arvan, et me oleme nii suurte muutuste keerisete aega, et võib-olla on vaja need numbrid üldse üle vaadata, et millised numbrid me üldse mõõdame on ju, või mingised uued numbrid on need, mida me mõõta tahame on ju. Ja mida meil vaja on, et sealt tekibki ka see, et kui on arutelus, tekib ka see, et kuule, et neid me pole nii ammu vaadanud, et tegelikult need ei mõjuta mitte kuidagi meie äri on ju, et me peame hoopis uued tuuled leidma on ju. Väga hea, me olemegi just rääkinud siin numbritest, mis näitavad minevikku. Tahtsingi siia, hakkame vaikselt lõppu jõudma, rääkida ka sellest, et kuidas siis tulevikku koos planeerida, et kuidas seda strateegiat ühiselt teha, võib-olla jagate kogemusi, et KPI-d ja need numbrid, palju meil oli külastajad, ongi minevikus. Kuidas me siis saame need külastajad sinna veebilehe rohkem, kuidas me saame rohkem päringuid sisse, kuidas me saame tootmist tõsta, kuidas me saame olla uuele generatsioonile töötajatele atraktiivne tööandja. Mismoodi tulevikuplaane edasi vaatavat pilti koos ehitada äri ja personali poole pealt? No ma arvan, et alguses vist sai sellest pikast plaanist ka räägitud, et see ongi see, et sa indiviidina see on niisugune laiem koostöö veel, et on ettevõtetel on juhatused, nõukogud, juhtkonnad, tiimid, et nagu ja kõik need inimesed siis, kes strateegiat kokku panevad, ettevõtte strateegiat, et vaadata lahtiste silmadega ja jälgida ka tulevikutrende, et üks asi, et kuhu seda äri siis arendada ja vastavalt siis sellele, et nagu Kaidi juba ütles, et noored tulevad, et neil on oma mingid tõekspidamised, arusaamised, kuidas õppida, kuidas sisse elada, mis asjad peavad digitaalsed olema, mida ma tahan füüsiliselt katsuda, kuidas ma üldse tööl käin. Et kõik see nagu kokku panna ja ikkagi mõelda, et mis meie ärist saab ja kui meil on selge, mis saab ärist, siis me saame sinna ümber ehitada ka see, et mis on need tuleviku kompetentsid, kuidas me neid asju, et kui ma tootmisettevõtte kontekstis vaatan, et siis kuidas me neid asju toodame, et selge on see, et meie trend näitab seda, et ega me käsitsi varsti enam midagi ei tooda, sest käsitöö on nagu super kallis on ju, et pigem on siis see, et kuidas me õpetame täna seda esmatasandi töötajat toimetama masinaga ja seadmetega, et täna on ikkagi väga vähe on neid töid juba, mida siis tehakse käsitsi, et puidutööstuses ka, et tegelikult operaatorid töötavad väikse arvutiga ja masin teeb tema eest, tema jälgib seadmest, kuidas masin töötab, et kõik see areng läheb nii-öelda see on hästi suur pilt, et kuidas see kõik kokku panna ja siin ongi sellist mahaistumist, et ega siin ei olegi seda ühte lahendust, et teeme nüüd kõik nii, aga oluline on see, et me visioniseerime ära selle, et kuhu me äri läheb, kuulame, mida kliendid tahavad ja siis vastavalt sellele ehitame üles oma niisuguse kompetentsibaasi, et kuidas me seda siis teeme. Kaidi? No siin on nii palju võib-olla näited, et võib-olla kaubandusest on nagu väga hea näide näiteks see, et iseteeninduskassad on ju, et alguses need ei olnud üldse klientide poolt nagu nii kasutatavad, aga nüüd tänapäevaks on praegu see, et kui juba iseteeninduskassat ei ole, et siis ma nagu tunnen ennast ebamugavalt, et ma pean nagu minema näiteks kassasse järjekorda, et võib-olla mõnikord Nordic Business Forumil oli minu meelest üks quote'i toodi välja, et oli see, et Henry Ford ütles, et kui ma oleks küsinud inimestelt, et mis nad soovivad, et siis nad oleks tahtnud kiiremaid hobuseid, on ju. Et võib-olla mõnikord mõelda üldse raamist välja, teha täiesti midagi raamist välja, et näha, kuidas täiesti teistmoodi lahendada, et teha ka selliseid nagu vaatenurki
ja personalijuhina või üldse nagu juhina Eesti ühiskonna mõttes ma tooksin ka siia selle, et tegelikult tahame ju õnnelikemaid inimesi, õnnelikemaid töötajaid ja kui meie juhina ja personalijuhina saavutades ettevõtte eesmärgid muidugi suudame seda nagu teha, siis ma arvan, on meil väga pühendunud ja avatud ja koostööaldis töötajad on ju. Et kuidas leida selliseid lahendusi, veel individuaalsemad, teada, mis on iga inimese kirg, seda kuidagi siduda ettevõtte või motivatsioonisüsteemiga. Et enam, ma arvan, sellised üldised lahendused ei sobi, et üldised motivatsioonisüsteemid ja nii edasi, et tuleb leida nagu nüansse ja minna täpsemaks, on ju. Nõus. Me oleme siin ka aasta alguses ja võib-olla argisemaks minnes, eks ju, et ega see viimased 3 aastat ei ole ettevõtete jaoks ja Eesti majanduskeskkonna jaoks nagu kuigi roosiline olnud, et meil on hästi palju nagu erinevates olukordades olevaid ettevõtteid, et tõenäoliselt ka meie kuulajate seas ja vaatajate ja jälgijate seas täna on neid ettevõtteid, kes tegelikult, kellel nagu täna kogu aeg põleb, et kuidas me ellu jääme, et me peame nagu kogu oma fookuse panema selle peale, et me jääksime ellu. Siis on teisi, kellel see äri on justkui nagu kuidagi nagu ära stabiliseeritud, aga veel puudub see tunnetus, et mis nüüd siis nagu järgmiseks saab. Et ma olen ka hästi palju ettevõtetega kohtunud, kes ütlevad, et hoia praegu pöidlad pihus, et järgmine kvartal ju pidi paremaks minema. et ise võib-olla nii palju ei tee, aga et ootame. Ja siis on suur hulk ettevõtteid, kes tegelikult on aru saanud, et sellest ootamisest ei muutu mitte midagi. Et me peamegi nüüd hakkama reaalselt nagu tegutsema ja neid on kihvt näha. Et nagu sa, Kaidi, ütlesid, et okei, aga istume korraks maha ja mõtleme nagu kastiks välja. Ja isegi kui meil see äri on täna selles seisus, et meil ongi keeruline, siis ka siis võtta sealt see aeg ja mõelda, et okei, see ühel hetkel saab see kõik läbi, eks ju. Aga et mis me siis teeme ja kuidas me saaksime juba täna hakata sinna suunas liikuma selleks, et meil oleksid inimesed, et nad oleksid motiveeritud, et nad tahaksid edasi panustada, sest ega sellises, ma toon selle sama GoWorkabiti näite, et ka meie ise oleme ju olnud 2-3 aastat sellises nagu eriti turbulentses ja keerulises olukorras, kus me päris täpselt ei tea. Aga ühel hetkel tuli teha see otsus, et kuule, stopp on ju, et me peame hakkama oma organisatsiooni sees midagi muutma, sest inimesed vajuvad lihtsalt ära selles kogu aeg mingisuguses katastroofi situatsioonis olemises või sellises, et nüüd see, meil tulemused on jälle punased, eks ju. Inimestel lihtsalt kaob motivatsioon ühel hetkel ära. Et me peame nagu suutma anda selle uue perspektiivi, positiivsuse, et me vähemalt teame, kuhu suunas me liikuma hakkame. Ma olen ka nõus sellega, et 50 aasta strateegiaid täna luua. Visioonina, aga sinna reaalne tegevus ka ärge selle peale aega kulutage. Et pigem vaadata nagu kuu, kvartal, aasta võtmes, mida me saavutada tahame, kuhu me liikuda tahame, kellega koos me seda teeme ja kuidas me saame selle organisatsiooni kriitilised osised kõik nii-öelda kokku siduda ja mida me siis nendes KPI-des, datas igapäevaselt tegelikult saame jälgida. Aga hakkame tegutsema, hakkame küsima, hakkame organisatsiooni sees suhtlema, hakkame rääkima sellest, mis need väljakutsed on, kuidas me neid lahendame. Ma arvan, et nüüd ongi paslik hakata otsi kokku tõmbama. Küsiks teilt kõigilt ühe viimase mõtte täna kaasa, mis oleks hästi praktilise väärtusega meie kuulajatele. Kaidi, alustame sinust. Kui ma nüüd kõiki neid jutte siin kokku võtan, võib-olla olekski see, et kui nii head kui rasked ja nii edasi, et võib-olla ongi see kommunikatsioon, avatus ja inimlikkus, selline julgus side inimesega, et see on see, mis tuleks nagu säilitada igas olukorras. Et me võime minna sinna hübriidkontorisse ja teha online'is asju, aga see, et iga inimene tõesti teab, kus me oleme, mida me tahame saavutada, mis on tulemus, kas head või halvad, mis on meie nägemus, kuhu minna. Ja kui sa tõesti ei tea või tahaksid rohkem teada, siis lihtsalt julgus küsida. Et nagu julgus küsida tõesti. Et võib-olla see oleks kokkuvõte.
ja mina ütleks, et personaliinimestele, et sihti ei tohi kaotada, tuleb kindel olla see, mis kas kogemusega koolis õpitud, tuleb ära rakendada ja julgelt oma arvamust avaldada ja tagasisidestada ka juhte. Et see on see, mis tegelikult ma arvan, et juhid on lõpuks tänulikud, et kui nii kaua, Henry Fordi näide, et aga ka see, et nii kaua kui Steve Jobs on öelnud, et nii kaua kui me ei tea, mida me tahame, siis me ei oska seda ka küsida ja väga tihti võibki olla, et juht on ka pikka aega üksi olnud, tal ei ole võib-olla olnud personalitöötajat, ta on hoopis teistmoodi suhtunud, aga kui keegi läheb, märkab, tagasisidestab, esimene kord võib-olla ei tee välja, aga siis paneb mõtlema ikka, ja järgmine kord on juba koostöö leitud, et julgus ja personalijuhid või töötajad, jätkake sihti. Ja nagu jäin oma peas mõtlema, et kuidas, me oleme siin hästi palju täna nendel teemadel vestelnud, mõtlesin, et mis see signaal võiks olla, et kuidas see äri, et mis see esimene samm on, kui sa tunnetad oma ettevõttes meid, kas või praegu kuulates või oled juba varasemalt aru saanud, et kurjam, et ma ajan siin nagu mingit oma asja. Et mis see esimene samm võiks olla, eks ju, et ükskõik kummalt poolelt, et kui mõni juht täna mõtleb, et mul tegelikult on siin see personaliinimene ju majas sees, aga ega ma päris täpselt ei tea, millega teeb, et õnneks asjad on hoitud, aga ega ma päris täpselt ei tea, et siis minu esmane soovitus oleks see, et pange järgmiseks nädalaks üks koosolek ja leppige kokku, et te räägite mõlemad omalt poolt, mis need eesmärgid teie jaoks nagu hetkel on ja siis on võimalik vaadata, et kas need ühtivad või on vaja hakata otsima mingisugust nagu ühisosa, eks ju. Ja teine julgus ja avatus eriti selles suhteliselt turbulentses nagu majanduskliimas sellest samast kastist välja mõelda. Kuule, asjad muutuvad kiiresti. Kuidas meie äri selles tegelikult muutub? Et kas me saame jätkata samamoodi või me tegelikult peaksime nagu olema avatud mingisuguseid uusi lahendusi, uusi mõtteid, uusi viise läbi mõtlema? Ja need ei sünni lihtsalt juhtidel ise laua taga istudes, vaid tegelikult kommunikatsioonis ja dialoogis oma inimestega. Kuna meil on paar minutit, siis meil siin hüppas ka üks viimane küsimus, mis on väga tore. Ma loen selle ette ja siis Kaidi ja Katri mõlemad saate vastata. Kuidas te käsitleksite olukorda, kus viimastel aastatel liitunud töötajad on täis energiat ja uusi ideid, tehes strateegilisi edusamme, kuid samal ajal vanemad olijad on vastumeelsed uuenduste suhtes ja reageerivad neile negatiivselt? Nii tuttav. No kuidas reageerida? Siin on üks mõte mul on see, et mis ma olen ise teinud, et lähedki ja räägid, selgitad, et mis mure on, et miks et see on see klassikaline, ma saan aru, et aga me oleme kogu aeg nii teinud, et miks me peame nüüd teisiti tegema. Et aga see on see jälle, tsiteerides klassikuid, mis tõi meid siia, ei vii meid edasi ja lihtsalt rääkida inimestega ja selgitada, et sa ei pea kartma. Sinu tööga ei juhtu midagi, kui sa tuled kaasa uuendustega. Kui sa ei tule uuendustega kaasa, siis võib sinu tööga midagi juhtuda. Et see on see mindset, et inimesed teinekord ei olegi selle muudatuse vastu, aga nad tahavad, et nende poole pöördutakse isiklikult, nendega arutatakse läbi, nendele selgitatakse, miks me tegime selle muudatuse. Et see on võib-olla siuke minu mõte. Ma olen kindlasti Katriga nõus, aga sõltub sellest, kas see on kas sa oled uus juht seal sees või mis see staatus on, aga üks asi on kindlasti see, et meeskonna üritused, koos olemised, lisaks tööväliselt need lähendavad ja et sa paned inimesed omavahel koostööd tegema ja rääkima ka. Ja teine on selles mõttes väga selgelt kommunikeerida, et me peame muutuma. Et ei ole võimalik teha asju enam vanaviisi. Ja kui sa tahad teha vanaviisi, siis põhjenda ära, miks on see kasulikum meie ettevõtte eesmärkide saavutamiseks see vanaviisi.
ja noh, tihti, kui kardetakse muutust, siis on ka see, et nad kardavad, et järsku nende see nii-öelda turvalisus töö kaob ära, aga no see tulebki nagu kommunikatsioonis ja läbi mõelda seda, et mis need nagu võimalused on ju, et noh, mitu võimalust, ma arvan. Ma olen muidugi ka vastik ja karm, aga mõnikord, kui sa üritad ja üritad, on lahendus see, et tulebki meeskonnas muudatusi teha. Jah. No see on viimane õlekõrs, aga mõnikord on need vältimatud, et kindlasti tiimis ei ole kohta negativismil ja ussitajatel, sest see ei aita. Et aga jällegi, noh, mina olen selles mõttes, ma olen niisugune paadunud optimist ja tahan kõigile head, et siis ma alati proovin selgitada, et aga saad aru, et kui muutused ongi rasked, et need ei meeldigi, et pead jälle kohanema, jälle uued asjad, aga et kui me ei oleks nagu muutunud, siis me täna sõidaks hobustega, mis siin see hobuste näide oli, et aga noh, me ei sõida ja me oleme üliõnnelikud, et me ei sõida, et see on niisugune võib-olla niisugune pealiskaudne suur lai näide, aga tegelikult see nii on, et noh, muutused lihtsalt, need on paratamatud elu osa ja ma tean, psühholoogid ütlevad, et muutused on liiga kiired ja inimeste vaimne tervis ja nad ei tule toime sellega. Ja see on normaalne, et meie vaimne tervis ja keha ei tule toime nii paljude muutustega, aga midagi pole teha. Elu lihtsalt muutub, kui meie ei muutu, siis muutuvad konkurendid ja kaotajaks jääme ikkagi meie. Tuuagi võib-olla mõni positiivne näide, et mul on mitmeid olukordi olnud nagu vanemate töötajatega ka, kes on väga pikalt ettevõttes olnud, näiteks raamatupidamises on meeletud arendused toimud, on ju, et kui sa näitad ära, et mis on võimalik kõik teha lihtsamaks, siis need töötajad pärast on veel õnnelikumad. Nad ei uskunud, et see üldse võimalik on, on ju. Et ma arvan, et neid näiteid kindlasti leiab ja et tuua neid positiivseid näiteid ja rahustada neid vanemaid olijaid ka siis, et ja neid ei tohi nagu üksi ja infosulgu jätta, et siis, kui inimene jääb üksi, siis ta mõtleb üle, et meil kõigil on see võime, mis ta arvas, mis ta homme mulle ütleb. Ja aeg-ajalt ongi vaja teha raskeid otsuseid tõesti ka, ja mõnikord on ka nii, et see töötaja tegelikult saab hiljem aru, et seda muutust oligi talle vaja, kui on vaja see raske otsus teha. Ka jah. Suur aitäh teile, et tulite ja liitusite minu ja Kristjaniga, jagasite oma kogemust ja oma teadmisi, loodetavasti inspireerisite ka meie kuulajaid. Ja tahan tuua viimaseks välja sellise väikse üleskutse, et meil GoWorkabitis saab tulla küsima nõu, lihtsalt niisama. Jagame oma kogemusi sadade ettevõtete pealt, aitame lahti mõtestada, kuidas võiksid leida sina lahenduse või mis on võimalikud variandid, kui sul on mõni personalialane takistus või probleem. Aitäh teile ka kaamerate taga ja kohtumiseni järgmisel webinaril.